Kuidas küll keeta vaarika kompotti? Pole hullu. Meil siin Vesipõppe stantsias on vastused kõikidele neile küsimustele. Vähemalt neile, mis puudutavad vaarikaid. Jääge meie kanalile. Tere! Täna teeme vaarikatest kompotti. Aga selleks otsime kõigepealt üles vajaliku varustuse ja koostisosad. Väga ebameeldiv oleks, kui keset toidu valmistamist tuleks välja, et midagi olulist on puudu. Suur pott, väike pott, kulp, pliit, keedukann, purgid, purgikaaned, vesi, suhkur, vaarikad, piiritus. Esimese asjana puhastame ära purgid. Kes on vaadanud eelmist videot moosi keetmise kohta, võib selle lõigu rahulikult edasi kerida. Purkide puhastamine keeva vee ja piiritusega on identne eelmises videos nähtuga. Aga nagu vanad roomlased selle kohta ütlesid, repetitio mater stupidorum est. Kõigepealt valeme purgi ning selle kaane keeva vett täis ja laseme veidi seista. Siis valeme tulisvee välja ja kallame paar milliliitrit piiritust purki. Gaas peale ja mõneks ajaks seisma. Selles etapis saame ühtedi kontrollida, kas purk ja gaas kokku sobivad. Kui on kuulda, kuidas õhk purgist välja sihiseb, on midagi valesti. Enamasti on gaas deformeerunud, kuid mõnikord on ka purgi suu katki. Igatahes piiritust me purki ei jäta, vaid valame välja, et seda edaspidi teiste purkide puhastamisel kasutada. Tühjale purgil keerame kaane uuesti peale ja jätame ootele, kuni moos valmis saab. Järgmisena valmistame siirupi. Selleks ajame liitri vett keema ja lahustame selles 250 grammi suhkrut. On suhkur lahustunud, laseme veel mõned minutid keeda. Kui tekib mahtu, võib selle ära koorida. On siirup valmis, saame hakata pooleliitriseid purke vaarikatega täitma. Kui moosi ja mahla saab teha ka lömmi vajutatud või inetutest marjadest, siis kompoti jaoks tuleb võtta ilusad, terved ja tugevad vaarikad. Valame need ettevaatlikult purkidesse. Tihedalt kokku lütsuda pole neid mõtet, las vajuvad oma raskusega. Ühimike vältimiseks võib purki õrnalt koputada või raputada. Nõnda täidame purgid kuni servani marjadega. Kaane paneme peale, et võimalikult vähe mikroobe purgi sisse kukuks, aga kaant esialgu veel kinni ei keera.
järgmisena valame marjadele peale tulise suhkrusiirupi. Lisame nii palju siirupit, et purk oleks 3/4 ulatuses vedelikuga täidetud. Rohkem pole esialgu vaja, sest osmootor rõhk tõmbab marjadest vee välja, nii et vedelikku tuleb aja jooksul juurde. Mis asi see osmootor rõhk on ja kuidas ta aitab toitu säilitada, on pikemalt selgitatud vaarikate säilitamise videos. Kui huvi tunnete, siis link on video kirjelduses. Ja jälle, hügieeni huvides tuleb gaas purgile peale panna, kuid kinni veel ei keera. Et vaarikakompott ikka säiliks, ei piisa ainult suhkrust. On tarvis ka kuumutamist. Keetmisega peab ka ettevaatlik olema. Ühest küljest tuleb mikroobid maha tappa. Teisalt aga me ei soovi ju marju moosiks keeta, vaid tahame, et vaarikad ilusasti terveks jääksid. Mida siis teha? Lihtne. Keedame purke vesivannis, siis saame olla kindlad, et üle 100 kraadi temperatuur ei tõuse. Selleks asetame purgid potti. Tähelepanu, kaaned on purkidel küll peal, kuid mitte kinni keeratud. Õhk ja aurud peavad saama vabalt purgist välja, muidu võib purk plahvatada. Täidame poti veega nõnda, et alumine 3/4 purgist oleks veega kaetud. Ülemine veerandik ulatub veest välja. Ja nüüd keedame purke 20 minutit. Vesi ei pea mullinal kobrutades keema, piisab rahulikust keemisest küll. Pärast 20-minutilist rahulikku keetmist keerame purkidele kaaned kõvasti peale ja laseme maha jahtuda. Ongi vaarikakompott valmis. Taas on meil midagi talveks varutud. Kompotist saab kõike kasutada. Marjad sööme ära ning alles jäänud siirupist teeme jooki. Suur tänu vaatamast ja kohtume järgmises videos. Marjade säilitamise viisi on veel. Nägemiseni Vesipap Estantse kanalil.